Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks on meil kirjakoht antud Johannese rõõmusõnumi 16. peatüki 16. salmist alates. Veel pisut aega ja te ei näe mind enam ja taas pisut aega ja te näete mind jälle. Siis mõned ta jüngrid ütlesid üksteisele, mis see on, mida ta meile ütleb, veel pisut aega ja te ei näe mind enam ja taas pisut aega ja te näete mind jälle. Ning ma lähen Isa juurde. Nad ütlesid siis, mis see on, mida ta ütleb, veel pisut aega. Me ei tea, mida ta räägib. Jeesus märkas, et nad tahtsid temalt midagi küsida ja ütles neile, te arutate omavahel seda, et ma ütlesin veel pisut aega ja te ei näe mind ja taas pisut aega ja te näete mind jälle. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. Aamen. Head emadepäeva kõigepealt kõigile emadele, aga ma arvan, et eks see emadepäev on ka üks lapsevanemate päev, et vanemlikkust meenutav päev, nii siis kõigile isadele ka natuke särma pealt õnnitlused tänase päeva puhul. Proloogiks tahaks rääkida ühe loo. Elas üks hea mees, lahke mees, tore mees. Ta hoolitses inimeste eest, kes tema ümber olid. Kui nad abi vajasid, said nad temalt alati abi. Ta oli alati sõbralik, kuulas teiste muresid ja oli lahkem neid toetama ja aitama. Ja siis, kui ta suri, mõtlesid kõik, et küllap läheb ta taevasse. Eks mees isegi lootis, et selline kristlik eluviis, hooliv ja armastav eluviis aitab teda taevasse. Aga kui ta sinna taevavärava administraatori juurde jõudis, siis ei leidnud administraator tema nime. Ja kui nime ei ole, siis kontrollist läbi ei pääse ja taevasse ta ei saanud. Saadeti põrgusse. Seal ikka, mees läks põrgusse. 3 päeva pärast tuleb Lutsifer Peetruse juurde, ütleb, et mis jama sa siin korraldad, miks sa selle mehe viimati minu juurde saatsid? Ta on kogu põrgu pahupidi keeranud. Ta kuulab inimesi, ta lohutab neid nende muredes. Inimesed on hakanud 11 kuulama, 11 lohutama, teineteise vastu sõbralikud ja armsad olema. Keegi ei ole enam masenduses, ängistunud, üksinda, hüljatuna. Kõigil on hea olla. See on põrgu lõpp. Niisugune. Aga tuleme nüüd tagasi selle kirjakoha juurde. Jüngrid on tõenäoliselt suhteliselt ärevil, sest viimasel ajal on Jeesus pillanud selliseid lauseid või mõtteid, mis tunduvad kuidagi kahtlased. Nagu siingi selles kirjakohas, et üürikese aja pärast ei näe mind ja siis näete mind jälle.
Või siis jüngrid küsivad ka, et siin eespool eelmises peatükis ütleb Jeesus, et ma lähen oma isa juurde. Et kuhu ta ikka läheb ja mis see kaasa toob. Ühesõnaga, ma arvan, et päris ärevad ajad on jüngritel ja neil meeled on ergud, hästi tundlikud. Ja Jeesus märkab seda. Tegelikult on Jeesus seda preventiivset tööd neid jüngreid ette valmistanud, ehk siis ettevalmistavat tööd teinud siin juba päris mitme peatüki jagu. Ehk siin 14. peatükis ta julgustab ja 15. peatükis, nüüd on siin 16. peatükk. Et tuleb jälle väikese sellise ettevalmistava, hoiatava sõnumiga, aga siis rahustab jälle kõik maha. Ja tema viis rahustada on see, et ütleb, et kui mina lähen, siis teie tulete ka sinna kunagi. Või kui mina ära lähen, siis tuleb teile lohutaja püha vaim. Kui tulevad muutused, siis need muutused ei ole lõplikult traagilised, kuigi on. Jeesus ei jäta neile teavitamata, jüngreid teavitamata ka raskustest ja muredest, valust, mis neid ees ootab. Aga iga kord, kui ta sellest räägib, hoolitseb ta nende eest ka nii-öelda etteulatavalt. Tänasel emadepäeval, ma arvan, on need päris head seosed, kui me räägime vanemlikust rollist. Siis ega me vanemana ei saa ka hoolitseda lapse eest ette nii ära, et mitte midagi ei juhtuks temaga. Et ta elu läheks nagu lepase veega, ilma ühegi mure või valuta. Seda me ilmselt kõik teame. Aga me saame anda lapsele kaasa midagi, mis aitab teda selles elus ellu jääda. Ja see on oluline, et me oskaks teha seda nii, et sellel lapsel, kes peab iseseisvalt nende valusate asjadega hakkama saama oma elus, oleks need õiged sobivad toetusviisid enda jaoks, olulised seosed, mis teda aitavad. Viis, kuidas mõelda sellest, mismoodi asjad võiksid lahendada. Ja selle kirjakoha ja nende teiste kirjakohtade valguses, kus Jeesus julgustab jüngreid, võiks kokkuvõtlikult tuua minu meelest välja 2 asja. Võib-olla rohkem ka, 2 kuidagi jääb mulle silma eriti. Üks on see, et Jeesus märkab segadust, märkab küsimusi, märkab kõhklusi, ebakindlust. Ja ta ei jäta oma jüngreid selles nõutuses üksi. Ehk siis teine on see, et olla olemas, vastata, julgustada, lohutada, pakkuda mõtteid tulevikust, mis kinnitavad ja julgustavad. Ja ma arvan, et ühelegi lapsele ka ei meeldiks, kui vanemad tuleksid ja lahendaksid tema eest mured ära. Aga ta vajab kedagi, kelle juurde tulla, kes ta kuulab ära. Nii-öelda on temaga mõttes kaasas, aitab nõnda maha rahuleda, et siis luua lapsele võimalus jälle olla see, kes suudab mõelda, leida lahendusi, otsida võimalusi ja nii edasi. Kui vanemad, ma ei tea, sõpradega seotud murede puhul tormaks kohe kohale ja hakkaks sõpradelt aru nõudma, kuidas nad ülekohtuselt tema lapsega käituvad, sõimaks nad läbi ja
lööks korra majja nii-öelda, oleks selle lapse järgmine lugu hullem kui eelmine. Ehk et tal oleks piinlik oma sõprade ees. Sõbrad ei tahaks temast eriti enam midagi kuulda ja väga keeruline oleks tal sealt edasi minna. Vanem ei ole alati kohal ja ei saagi olla. Aga kui me anname edasi selle viisi, kuidas moodi toime tulla, kuidas me ise tuleme, kuidas võiks toime tulla, siis on lahendused olemas. See tähendab, meie jaoks kõige keerulisem on siis, kui me oleme kaotanud kontakti enda ümber nendega, kes meie eest hoolitsevad, kes meid kuulavad, kes meid mõistavad. Kõige hullem on see, kui me ei näe enam kedagi, kes oleks minu jaoks olemas. See ongi põrgu. Kui ma tunnen ennast abituna, kõik minu mured on ainult minu üksinda, minu kanda. Kõik see, millega ma siin elus hakkama saama pean, seda ei ole võimalik mitte kellegagi jagada. Mul ei ole võimalik mitte kellegi kuuldes ütelda välja oma mõtteid, mis umbe jooksnud ja segadust tekitanud. Et siis kõva häälega öeldes kuulda, mida mu mõtetes veel leidub, seda, mida ma seal muidu oma sisekõne puhul ei avasta. Mul peab olema keegi, kellele ütelda midagi välja, kellele jagada, kellega rääkida. Jeesus ütleb jüngritele, et kui tema ära läheb, siis jüngrid ei jää üksi. Neil on kellega jagada. Tuleb lohutaja püha vaim. Nõnda siis on meil alati olemas keegi, kellega rääkida. Küsimus on, kas me seda usume. Küsimus on, kas me oskame sellest aru saada, et see on sama hea, kui Jeesus meie keskel kõnniks. Ma arvan, et me peame selleks aeg-ajalt inimestena pingutama. Ja sellepärast vajame me teisi inimesi enda ümber, kes meile selle eheda kontakti teise inimese kaudu selgeks teeks. Eheda kontakti kaudu selgeks teeks, et ma ei ole üksi. Tegelikult ei ole me üksi. Kuigi vahetevahel meile nõnda tundub, sest me oleme kaotanud ise selle kontakti, sest me ei märka oma muredest enam välja, oma kõhklustest ja kahtlustest enam ei märka välja vaadata. Tänapäevane kristlik müstik Cynthia Bourgeois on jaganud maailma nagu nii-öelda 4 kihiks. Ta räägib, et see tavaline maailm, kus me elame, see on selline loova inimese maailm, kus me kõigist neist asjadest, mis meil siin on, inimlikus materiaalses maailmas paneme seda maailma kokku, loome. Mina ka kirjutasin jutust siin siltide peale. Et see on see nii-öelda argine maailm ja kui me väga tahame ja märkame, siis me saame tõusta koostöösse jumaliku maailmaga. Ehk et inimliku loova maailma ühendame jumaliku loova maailmaga. Aga nüüd me võime ka teises suunas liikuda. Ehk siis, kui me hakkame kõhklema, kartma, kahtlema, meile tundub, et me piisavalt ei kontrolli seda maailma, me tahame seda rohkem kontrollida, just sest meie hirm suunab meid seda tegema, siis me langeme loova inimese maailmast variseride maailma. Ehk maailma, kus on reeglid, normid, õige ja vale printsiibid hästi paigas ja seal ei ole teisi võimalusi. Loovus kaob ära. Ja kui me selles ka ebaõnnestume reeglite järgimises
ja õige vale säilitamises ja kindlasti selle järgimises, siis me kukume põrgusse, mis on siis ängimaailm, kus me oleme süüdi kõiges läbi kukkunud, ebaõnnestunud, täiesti mõttetud inimesed. Ehk siis, ja ainus viis sellest välja on, et keegi tuleb ja kutsub mind kui inimest endaga suhtesse. Siis saame tagasi looma inimese maailma. Ja veel enam, kui me kuuleme Jumala kutset, siis me saame jumaliku maailmaga koos looma. See on muidugi lihtsustatud skeem nüüd tema käsitlusest. Aga see ei ole mitte oluline see tõesti, et me märkame seda vajadust enda puhul, et on keegi, kes mind kutsub ja ma ootan seda. Ja ka mina saan olla kutsuja, kes kutsub teist inimest. Ma arvan, et ega ilma asjata Jeesus siin ei ütle ka, et kui naine on sünnitanud, siis ta rõõmustab, et sündis inimene, mitte lihtsalt laps. Ma arvan, et inimeseks olemine ongi see, mida Jeesus siin demonstreerib, näitab. Olla kohal selles maailmas teineteise jaoks valmis olla, ka kuulama, vastu võtma lugusid, mõtteid, kurbust, aga miks mitte ka rõõmu. Seda kõike. Ja siis